tuleb õue tulla. Ma arvan, et kõige suurem eeskuju lapsele on tema vanemad. Kui vanemad tulevad õue, siis ka lapsed järgnevad neile üldjuhul. Mida nooremad nad on, seda lihtsam on neid sellega harjutada. Et tasub varakult juba lastega õues käia. Kärudega käivad kõik, et juba kui lapsed saavad jalad alla, siis tuleb jätkata seda, mitte siis tuvaseks jääda. See meelitamine on meil kõikidel suure küsimärgi all, eks ole. Kui me teismelises, siis see teadmine võiks tal juba endal ka olla, et liikumine on sama tähtis nagu söömine, magamine, hamba pesemine. Et see nagu Maailma Terviseorganisatsioon ütleb ka, et 60 minutit päevas võiks see liikumine olla. Ja sealt tulebki, kas siis kool aitab motiveerida, vanemad aitavad motiveerida, samas on sõbrad, eks ole, et proovida leida see mingi tegevus, mis meeldib ja köidab ja välja kutsub. No kogu pere koos, võtame kohe matkamine, ei pea kohe jooksma minema. Rabamatkad praegult imeilusad, et näiteks sellest alustada. Perel sõltub ju paljuski sellest, millises vanuses on lapsed ja kuidas liikuda osatakse ja kuidas saab. Ma arvan, et matk on selline, mis suudab nagu ühendada nii esimesi samme tegevaid lapsi kui ka vanavanemaid, et kõiki kaasata. Ma arvan, et matkamine ja metsa terviseradade, matkaradade avastamine võiks nagu olla kõige lihtsam ja kõige nagu parem väljund. Absoluutselt, et praegu kui lund pole, on neid alasid ju lihtsam harrastada. Paljud discgolfirajad on veel üleval näiteks, et seda kindlasti või kasvõi tegelikult väiksed lapsed kasvõi ka rattaga veel sõitma, et ei ole ju, kui libe ei ole ja lund ka pole ja jääd pole, et siis miks mitte, et vanemad saavad natuke tempokamalt kõndida ja lapsed saavad oma rattasõidu huvi veel nii-öelda harrastada. No tuleb mingisugused kokkulepped sõlmida omavahel, et see liikumine ja õues käimine oleksid ikkagi iga nädalased, kui mitte igapäevased, siis iga nädalased vähemalt. Ise soovitakse väikestest sammudest ka, et kui lapsel või lapsevanemal või mis iganes vanuses inimesel nii-öelda on võimalus kas või liikuda jalgsi tööle, jalgsi trenni, sealt tagasi koju, et need on need väiksed ampsud, millest tegelikult juba oleks nagu tore alustada. No siin on erinevad vastused. Just. Õues saab viibida ikkagi, ma arvan, 6-7 tundi päevas, kui mitte kevadel, sügisel rohkem. Minul kindlasti nii palju tuuvetundi ei tule, aga 4-5 treeningut nädalas üritan ikka alati teha. Rääkimata sellest, et see tagab minu meelest nagu parema une, parema mõtlemisvõime on sul minu meelest niisugune privaataeg, kus sa saad tegeledagi ainult enda mõtetega, enda motiveerimisega. Vahepeal on niisugune motivatsiooni languse periood, aga minu meelest see ongi niisugune iseloomu tugevdamise variant samamoodi. Ei kujuta nagu ettegi, kui ei liigutaks ja ei teeks, et nagu raske on nagu ja kuidagi rahutu on olla, kui ei ole saanud päeval õues käia. Isegi ei pea alati trenn olema, võib ka lihtsalt, et natukene niisugune numbrimaailm ka nagu meeldib, siis need sammud ikkagi on vaja täis saada, et ei saa tubaseks jääda.